Ma ärkasin täna hommikul kell 5. Ja miks ma ärkasin nii vara? Ma ärkasin nii vara, et jõuda Hiiumaalt praamiga mandrile, siis sõitsin Pärnu poole ja nüüd, kus ma olen Lottemaal. Ma ei ole veel Lottemaal, ma olen nagu siin parklas. Ja asi ongi selles, et mind kutsuti Lottemaad vaatama. Mina ei ole mitte kordagi oma elus käinud Lottemaal ja minule väga meeldivad Lotte filmid. Ma tean, eks ju on seal Lotte, Klaus on lahe tegelane, ma mäletan, et Mesilane oli lahe tegelane, Jänes oli lahe ja üleüldse see maailm on nii armas ja lahe ja ma nagu tahaks seda vaatama minna. Ja nüüd ma lähengi seda vaatama. Mul on täiesti eksklusiivne võimalus käia siin Lotte maailmas üksinda, sest et Lotte park ei ole veel avatud ja ma saan kohtuda nende tegelastega. Ja siis on ka veel noored näitlejad teevad uue muusikali ja ma lähengi nende muusikali pärast vaatama ka. Nad nagu teevad trenni ja teevad nagu proove ja ma vaatan, mis muusikal see siukene on. Nii et ma saan esimest korda kogeda Lottemaad ja täiesti eksklusiivselt. Uskumatu. Ja alati, kui on mingi teemapark, siis tavaliselt on nagu hästi päikseline ilm, mis on iseenesest lahe, aga samas ma kardan nagu, et ma võin üle kuumeneda. Ja sellepärast mul on kindlasti vaja vesi ja tegelikult mulle meeldib kanda nagu mütsi, aga täna mul ei ole mütsina. Ma ei tea nüüd. Igatahes ma panen oma pambud kokku ja läheb seiklemiseks. Ma juba eemalt näen sissepääsu ja mind kutsuti ju siia enne avamist, mis tähendab seda, et ma olen täiesti ihuüksi selles pargis. Ma kohtun nende multikategelastega enne, kui on avamise aeg. See on natukene hirmus ka, sest siis ma olen nagu üksinda selles maailmas. Lähme vaatame. Ma näen esimesi Lotekese majakesi. Ma kohe näen siin kaarti, et kus miski asub. Nüüd ma näengi, kus ma olen ja vot, ma tahaksin minna siia Lepatriinu juurde, sest et siin on putukate seikluspark. Ma olen valmis putukatega seiklema. Ma näen ühte väga suurt ja lahedat torni. Ja kas tõesti? Ma näen esimesed tegelased. Just see sama hetkel. Tule, mia amore. Tere, kuidas teil läheb? Tere tulemast. Mina olen rebane Giovanni ja see on minu kulla üllas ööbik Julia. Kas keegi ei olegi teile veel meie küla tutvustanud? Ma olen täiesti esimest korda. Siis kohe kiiresti. Meil on kohe Lähme ruttu vaatama seda seikluspargis ja meie sõprade putukate kodudes, sest nemad elavad siin. Nemad on meil väga seikluslikud tegelased. Giovannikene, küll sina ikka oskad hästi rääkida. Mulle juba väga meeldib. Juba väga meeldib. No siis lähme ainult edasi, sest aina paremaks läheb. Omi amici, nere, tulge nüüd. Ja näete, voilà, esimesed meie küla elanikud.
oleme jõudnud Jääneste maja juurde ja seal ongi Jääneste maja vanemkodanik Adalbert. Buongiorno! Hallo! Adalberto! Adalbert! Oi, amici! Adalbert, mis sa tormad? Mul pole aega teiega siin rääkida. Minul on praegu 100 leiutis pooleli. Ja need kõik saavad valmis ühel päeval, ühel tunnil, ühel minutil ja ühel sekundil. Just. Need on valmis täna. Täna? Homme. Homme? Järgmine nädal. Seda võib uskuda. Ma ei tea, 100 leiutis. Suvel saavad kindlaks valmis. No ja muidugi millisel suvel, eks ole, ja. Nüüd me lähme siis kuhu? Tundi! Just nimelt Susumu juurde. Kas te üldse teate? Susumu on väga haruldane mesilane. Ta on Jaapani mesilane. Olete te varem ühte Jaapani mesilast näinud? Ma olen näinud teda Lotte filmist. Ma nägin, et ta tuli raamatu vahelt välja. Just nii ta tegigi. Aga selle kohta on teil võimalik kõik aga nüüd tema enda käest küsida. Muidugi kiirelt enne judo tundi, sest et see on kohe algamas, jah. Kas ta mediteerib vahel nii tugevalt ka, et ta tõuseb õhku? Ta vahest vajub pikali niimoodi külje peale. Ja siis paneb käed pea alla ja norskab. Sellist meditatsiooni ma olen küll näinud. Kuulen, midagi kostub mu kõrva. Oi, tervist! Nagu ma näen, te tulite minu judotundi. Ja külalisega. Ja külalisega, no tervist, kes teie olete? Mina olen Nele. Väga meeldiv. Aga ega me nüüd kolmekesi küll mingit judot tegema ei hakka. Kutsume nüüd ikka teised ka. Kõik judosse! Kõik judot! Ja vanni enam mind ei takista, ma viin te minema. Nii, väga tule minu. Sina, ummarda. Esimene asi. Sina, ummarda. Ja nüüd teeme viimase kummarduse. Kummardus. Mul lepikari tufi jälle. Ma ei vääri isegi su sõrme otsa, sellepärast, et ma ei saa sinu jaoks midagi suurt ära teha. Ma ei tea. Tean küll, ma oleksin ära surnud. Giovanni, ära räägi niisugust koledat juttu. Oleksin jah, kohe kindlasti. Giovanni, ära räägi niimoodi. Ja nüüd Oleks. Ei, nüüd sa võid juba jumala naljakalt minna siin. Minu seiklus Lottemaa külaelanikega on nüüd läbi. Sain natukene näitlejatega ka suhelda ja nüüd on aeg minna koju. Ja ma nägin, et sissetuleku juures siin on üks Lotte postkast ja näe, mul on juba pliiats olemas. Ma kavatsen kirjutada Lottele väikse kirja ja panna selle talle posti, sest et Lottet ma täna ei näinud. Ma sain aru, et ta on koolis, kuna on kooli aeg veel. Ja temaga siis saab kohtuda suvel. Ja nüüd ma kirjutangi, mida ma kirjutaks Lottele. Nii, ma kirjutan talle. Lotte, sul on lahe küla. Loodan, et suvel kohtume. Kallistades Nele. Nii, see on minu väikene kiri ja ma joonistan siia ühe lille südamega.
nii, selline väga ilusti tehtud lill ja süda ja nüüd see läheb Lotte postkasti. Ja suvel sa saad tulla Lottemaale. 8. juunist see avatakse ja siis on siin väga mõnus. Igatahes tule Lottemaale ja ma tulen ka siia kindlasti suvel. Tšau!